Tere õhtust, rahvas! Ma arvan, et me peaksime täheldama seda 5. novembrit, päev, mis kahjuks ei oma paljudele suurt tähendust, võttes veidi aega meie päevast, et maha istuda ning natuke juttu rääkida. Jutt on läbi aega toonud lihtsalt sõnade mäng, aga kui jutus on tõeavaldus, siis muutub jutu tähendus täielikult. Tõde avaldub aga neile, kellel on tahet tõtt kuulata. Tõsi on aga see, et meie maailmaga on midagi väga valesti, kas pole? Meie ridades on julmus ja ebaõiglus, ebavõrdsus ning raskus ja segadus. Neid jälgitakse, jälitatakse, kiipkaardid rahakottides ning kiipplaadid koduloomades. Luuakse kõrgtasemelisi süsteeme inimnägude ja kehakeele tuvastamiseks. Sellise süsteemi rakendamine Inglismaa turvakaamerate võrgus tooks kaasa täieliku ülevaate rahva tegevusest. Ligi 2 miljonit turvakaamerat ehk 32 inimese kohta saaksid sellise tööga ideaalselt hakkama. Me oleme oma pisikeses riigis veel vabad. Kui praegu meil vabadus seista, mõelda ja rääkida nagu soovijaks peame, siis varsti hingavad kuklasse järelevalve ning sensorid. Kuidas see kõik juhtuda saab? Kes seal juhtuda laseb? Me oleme ainult inimesed ja me ei taha ega suuda mõelda kaugemale kui meie hetkevajadused. Me ei kalkuleeri tulevikku ning mõtle, kuhu iga samm meid viia võib ning veel enam ei mõtle, mis mõju võib teise inimese sammule võib olla meie tulevikule. Me oleme süsteemile, sest me pole eeskõndjad. Me istume oma mugavuses, sest me teame, et me pole piisavalt targad, et võtta vastu kindel otsus teiste inimeste eest. Me pole sõjaväelased, me ei tea, kuidas võidelda terroriga. Me pole arstid, me ei tea, kuidas võidelda haigustega. Me kuulame mundrites ohvitsere ning kiplites spetsialiste. Seda kutsutakse autoriteedipsühholoogiaks. Kitlis arst sümboliseerib tervet arstide kogumit, mis jätab meid näiliselt võimetuks nende ees. Mida sina ka tead? Sul pole arstiharidust, ütleb mees, kes kitli varna visates näeb välja samasugune nagu mina. 400 aastat tagasi soovis üks hea kodanik kinnistada 5. novembrit igavesti meie mälestusse. Tema lootus oli meenutada maailma, et lahkus, õiglus ning vabadus on rohkem kui sõnad. Need on seisukohad. Seega, kui sa veel ei ole märganud, kui praegused kuriteod maailmavõimude seas on sulle veel teadmata, siis ma soovitan sul lasta 5. novembril mööduda märgistamata. Aga kui sa näed, mida ma näen, kui sa tunned, mida ma tunnen ja kui sa sõidad, millega mina sõidan, siis ma palun sul tulla minu ja teistega koos Kruvimuntsile 28. novembril. Koos näitame maailmale selliseid haamrid, mida ei unusta kunagi, mitte kuidagi.